Võimuerakondade poliitabielu läks lõhki ja sotsiaaldemokraadid saadeti oma teed. No nii, Reformierakond tegi seda, mida te kõige paremini oskate. Reetsite koalitsioonipartnerid, mida te olete teinud, ma arvan nii palju kordi, et küllap te ise ka täpselt ei mäleta seda. No aga Tanel, vaata nüüd natuke asja positiivsest küljest. Kui sa ütled, et partnerite vahetus käib tohutu kiirusega, siis võite teie varsti jälle olla valitsuses. Niimoodi karussell keerleb. Isegi teie jaoks partnerite vahetamise kiirus muutub ikka täitsa jaburaks. See on nüüd reaalselt siis 4 aasta jooksul 5. valitsus, mida Reformierakond hakkab moodustama. No aga võta õppust siis asjas. Sa oled varem saanud niimoodi tööst lahti, et õppige ära, et ei hakka vastu Reformierakonnale. Keda te lolitate? Te tahtsite oma reitingut turgutada, võib-olla isegi natuke õnnestub, aga Eesti riigihuvid panite küll siin tahaplaanile. Nüüd ühes asjas ma olen sinuga nõus, et praeguses julgeoleku olukorras minna edasi valitsusega, millel on ainult 52 saadiku toetus teoreetiliselt Riigikogu saalis, on natukene mis tegite siis nii? Riskantne, et mitte öelda vastutustundetu. Nii et sa ütled, et Michali käik oli vastutustundetu. See pange kirja. Ja mina oleksin isiklikult ikkagi pannud teid korralikult ennem seina äärde seisma ja andnud teile ette need asjad, mis on murekohad, millega ei suudeta nõustuda. Ja öelnud teile, nõustute sellega, lähme koos edasi. Ei ole nõus, siis astuge minema. Vaat siis oleks see põhjendatud. Aga praegu te saite natukene minu meelest kinga ennem, kui teie käest korralikult välja püüti pressida midagi. No kui tahe kokku leppida, võetakse need tunnid vajadusel päevad, käiakse need teemad läbi, on see sama töölepingute küsimused, on see seotud välistööjõuga, mis on see mõistlik tasakaalukas poliitika seal, kus me saame kokku leppida. Põhimõtteliselt mina ei oleks teiega aega raisanud sellele, et istuda päevi ja nädalaid ja kuid ja mida sa tahad. Lihtsalt kolki andnud teile ja küsinud, kurat, kas te tahate praeguses olukorras võtta Eesti riigi eest vastutuse või te tahate ajada jonni mingi ametiühingu ja tööseadusandluse, ma ei tea, mis teemadel veel. No vaata, see ongi meie erinevus, eks ole, et Reformierakonna jaoks on üks tõde, teie tõde, ultimaatumid, kaikameeste loogika, nagu sa ütlesid, tuleks peks anda teistele, kes teisiti arvavad, meie loogi istume maha, kuulame ära tööturu osapooled, mida arvavad tööandjad, mida arvavad ametiühingud, ja jääme kokkuleppe. Sahista sussi ja venita, kuni kõigil on sinust kõrini. Ja see juhtuski. Kuid sotsiaaldemokraatidel on nüüd taskus suur trump. Sotsid tahavad, et kohalikel omavalitsuse valimistel saaksid hääletada ka hallipassi inimesed. Teised erakonnad tahaksid, et vähemalt mingil hetkel hallipassi omanikel selline õigus kaoks. Aga sotsiaaldemokraatide häältest oleneb tulemus. Mille mina oleks hea meelega ausalt öelda ennem ära lahendanud, kui ma teid oleks valitsusest minema ajanud. Ja mina ei tea, kuidas te nüüd hääletama hakkate. Kui tahate põhiseadust muuta, siis siin on kokkulepe olnud, 2 lugemist parlamendis läbinud, 61 saadikut on alla kirjutanud, et valimisõigus jääb ka kodakondsete isikutele, kellele passi rõhutan Eesti Vabariik välja andnud. Mitte Venemaa, mitte Valgevene, mitte kolmandat. Kui te nüüd selle kokkuleppe viimasel hetkel ära lörtsite tõmblemisega, nagu siin toimub, eks ole, teeme nii, teeme naa, teeme päikesloengu, siis jääb teie vastutusele. Iseenesest on huvitav. Paar nädalat tagasi ma olin siin, läksin õudselt tülli Jaanus Karilaiuga, sinu vana sõbraga Keskerakonnast. Nüüd oled sina mu ees ja räägid täiesti vastupidist juttu. Issand jumal, te tulete ühest pesast Jaanusega Keskerakonnast. Kas teil ei võiks natukene ühtemoodi maailmavaade olla? Me räägime sellest eelnõust, mis on mõned kuud tagasi sisse, parlamendis need lugemised läbinud, 61 saadiku alla kirjutatud, et jääme sellele truuks, ega see viimaste nädalatel ei ole midagi nüüd kardinaalselt muutunud peale selle, et Reformierakond on poliitiliselt tõmblema hakanud. Lõhkusite valitsuse ära, nüüd tahate lõhkuda ka põhiseaduse muutmise konsensuse. Põhiseadus peab olema selline karge, lihtne, konstruktiivne ja lühikene ja võimalikult üldsõnaliselt reguleerime ära asjad, mis võiksid jääda sellisena kehtima kauaks. Teate, minu soovitus Reformierakonnale ja ka Eesti 200 on hästi lihtne. Et kui te soovite päriselt selle põhiseaduse muutmise ära teha, päriselt Eesti riiki adekvaatselt juhtida, siis ärge kogu aeg tõmmelge rapsigi see reitingu nimel või ma ei tea, lähme edasi selle eelnõuga, mis on praegu 2 lugemist läbinud, kus on kokkuleppe ja mille puhul Venemaa, Valgevene kodanikud ei saa neil valimistel enam valida.